Tere hommikust! Olemegi jõudnud oma seminaride ringiga Tallinna, oleme läbi käinud Kohtla-Järve, Võru, Viljandi, Pärnu, Tartu ja täna on siis meie seminaride tuuri viimane päev. Täna peaks olema meil kõige rohkem publikut ja ma arvan, et siin päeva jooksul ka need tühjad toolid täituvad. Ja hea meel on teid näha. Pärast paari koroona-aastat on tore inimestega näost näkku taas kohtuda. Tahangi üles kutsuda teid täna siis võimalusele kasutada seda, et me saame omavahel suhelda. Meie eesmärk on täna teile tutvustada, kuhu lähevad uue perioodi eurotoetused, kellele, mis tegevusteks, milliste kriteeriumitega on võimalik neid taotleda, millal meetmed avanevad ja kasutage seda võimalust, et siin saalis ja varsti ka laval on siis ministeeriumites erinevad inimesed, kes tegelevad nende toetusmeetmete väljatöötamisega. Ma loodan, et teil on taskus head mõtted, projektiideed, mida te tahaksite neile esitada, millele te tahaksite toetust taotlema tulla. Nii et kasutage seda juhust, kui teil mõni küsimus on võib-olla liiga spetsiifiline, te ei taha suure saali ees küsida, siis saate küsida ka eraviisiliselt. Aga üldiselt teeme täna nii, et võtame küsimused igale ettekandjale tema ettekande järel, keskel me ei hakka neid võtma. Ja teine oluline tähelepanek, et tänase seminari me võtame ka nii-öelda linti, salvestame ja teeme need ettekanded ka siis vaadeldavaks struktuurifondide kodulehel. Nii et kui teil täna jääb midagi kripeldama, ei saanud millestki täpselt aru, tahate uuesti minna veel kord vaatama, siis te saate seda teha. Samuti paneme me kodulehele siis üles ka kõik tänased slaidid, nii et saate samuti neid siis sealt uuesti sirvida. Nii, aga enne kui me läheme sisu juurde, saame omavahel rohkem tuttavaks. Andke käega märku, kes on teist Tallinnast ja Harjumaalt. Nii, päris paljud. Kas keegi on näiteks Raplamaalt? Nii, üks käsi on. Kas keegi on Saartelt? Ahah, näed sa. Siis kas keegi on Lääne-Virumaalt? Aga Läänemaalt? Näed sa, Läänemaalt on ka 2. Väga tore, kas mingi maakond on jäänud nimetamata, kes veel siin täna on? Valga, Võru, Põlva on ilmselt kaetud juba eelnevatel päevadel. Ja, et meeldiv oli ka see, et Saaremaa inimesed käisid Viljandis hoopiski, et tundus, et Viljandi oli veel lähemal kui Tallinn või Pärnu, aga see oli väga tore. Nii, ja läheme siis tänase seminari sisu juurde. Korraks panen veel ette päevakava. Nii, meil on teile täna planeeritud täispikk tööpäev ja maagiliselt see pult hakkas tööle. See on igal hommikul meie seminaripäeva alguses see sama trikk, et mina olen esimene, kes peab puldi tööle panema ja siis ta ei tööta. Nii, täispikk tööpäev. Päeva esimeses pooles räägime teile eurotoetuste strateegiast lähemalt. Räägime ka sellest, et toetuste rakendamine ja mis selles järgmisel perioodil muutub. Siis räägime lähemalt ettevõtlusest, teadusarendusest, innovatsioonist ja teise teemana räägime energeetikast. Siis teeme lõunapausi ja pärast lõunapausi räägime siis lähemalt transpordist, ringmajandusest, kliimast, räägime hooldusest, teeme väikese pausi, siis räägime lastest, haridusest ja regionaalarengu meetmetest. Nii et umbes seal kella 5 paiku peaksime jõudma seminariga ühele poole. Pärast lõunal kohe on meil kavas ka siis kohaliku eduka projekti tutvustus. Sellest räägime siis lähemalt, et oleme palunud ühe projekti saaja või toetuse saajaga siia siis oma huvitavat kogemust tutvustama. Ja sisu juurde siis lähemalt.
Uue perioodi toetuste planeerimine algas juba 2018, kui Riigikantselei ja Rahandusministeerium koostöös algatasid Eesti 2035 pikaajalise strateegia koostamise. Kuna meil ei olnud mõtet töötada välja kuidagi eraldi strateegiat ainult struktuurifondidele, vaid vaadata riigi arengut tervikuna, siis sellepärast ka selline laiem strateegia, mis hõlmaks kõiki eluvaldkondi. See tähendab, et ka neid, mis ei saagi tavaliselt eurotoetustest rahastust, näiteks kaitsepoliitika või välispoliitika, aga vaatasime kõike korraga. Mitmed teist siit on mulle ka tuttavad sellest protsessist ja hea meel on teid siin saalis taas kohata. Toimusid mitmed arutelud, kaasati partnereid, eksperte, kaardistati siis Eesti tänased valukohad, arutleti selle üle, et millised tulevikutrendid meid mõjutavad, sõnastati meie pikaajalised eesmärgid ja meie arenguvajadused, reformid, mida on tarvis teha selleks, et neid eesmärke saavutada. Ja selle baasilt siis otsustas valitsus, et millised on need valdkonnad või need reformid, millele siis täiendavat struktuuritoetustega tõuge antakse, et kus koha siis on tarvis neid arenguhüppeid teha selleks, et eesmärke saavutada kiiremini. Siin on meenutuseks veel pilt selle strateegia loomise hetkest, ehk siis, et millised on need välised megatrendid, mis Eestit mõjutavad, mille suhtes me üksinda väikese riigina kuidagi vastu töötada väga hästi ei õnnestu, aga mida meil tuleb kuklas hoida ja arvestada, ehk siis, et näiteks trendid nagu, et tehnoloogia areneb väga kiiresti, ärimudelid muutuvad, töö olemus muutub, kliimamuutused mõjutavad meilt jätkuvalt, keskkonnaseisund halveneb, käib võitlus loodusressurssidele, maailma rahvastik kasvab ja vananeb, julgeolekukonfliktide olemus muutub hoopis teistsuguseks, nagu te näete ka täna Vene-Ukraina sõjast, mis on tegelikult muutunud konfliktiks hoopiski või sõjaks Euroopa lääne väärtusruumi vastu ja ränne ja linnastumine kasvab. Aga siia kõrvale tuleb meeles pidada ka seda, et meid võivad tabada aeg-ajalt kriisid, mida me ei osanud ette näha. Nii nagu tabas meid COVID-kriis või nagu meid tabas Ukraina sõda. Et need on olukorrad, millega meil tuleb kohaneda ja sellest lähtuvalt siis ka natukene oma plaane muuta. See tähendab, et me oleme muutnud ka siis 2014-2020 perioodi meetmeid vastavalt sellele, et kohaneda uue olukorraga. Siin on veel silmad ette teile, et missugused on need Eesti 2035 strateegilist sihti. Vasakul pool siis, et me tahame, et Eesti inimene oleks arukas, ta oleks tegus ja tervist hoidev. Me tahame, et ühiskond oleks hooliv ja koostöömeelne ja avatud, et meie majandus oleks tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik. Me tahame, et elukeskkond arvestaks kõigi vajadusi, oleks turvaline ja kvaliteetne. Ja siis me tahaksime saada ka sellist head ja uuendusmeelset ja usaldusväärset ja inimesekeskset riigivalitsemise teenust. Ja Euroopa Liidu toetuste jaoks on siis kogu Euroopa Liidu tasandil lepitud kokku järgmiseks perioodiks 6 eesmärki. Need on siin paremal pool, nii et me oleme Eesti 2035 pannud siis Euroopa Liidu võtmesse ja keelde, nii et paremal pool siis saab rääkida eesmärkidest, mille lõikes struktuurifondid uuel perioodil jagunevad. Need on siis nutikam, rohelisem, ühendatum, inimestele lähedasem, sotsiaalsem Eesti ja õiglane üleminek. Nii et kui me räägime raha jaotusest, siis see jaotubki nende 6 suure eesmärgi lõikes. Korraks veel suurest pildist ka. Struktuuritoetused on üks Euroopa Liidu eelarvest Eestile tulev toetuste pakett. Me saame ka veel muid toetusi, näiteks kindlasti olete kuulnud taasterahastust, maagilise lühendiga RRF või siis põllumajandustoetustest, aga kindlasti ka riigieelarvest tulevatest otse antavatest maksutuludest antavatest toetustest. Aga et kui me vaatame konkreetselt Euroopa Liidu eelarvesse, siis kui 2014-2020 perioodil
me maksime 1 euro sisse ja saime 4 vastu, siis järgmisel perioodil maksame 1 euro sisse ja saame 3 vastu. Ehk et meie toetuste maht natuke väheneb, meie majandus on kasvanud, me oleme saanud jõukamaks, aga siis vastavalt sellele, kui struktuuritoetuste maht lõppeval perioodil oli 3,6, siis nüüd on ta 3,36, mis tähendab, et pisut on väiksem. Siis ta moodustab meie majanduse SKP-st siis umbes 3% igal aastal ja et suurima osa Euroopa Liidu toetustest moodustavadki siis ühtekuuluvuspoliitika fondid ehk struktuurifondid, põllumajanduse toetused ja taasterahastu. Kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ehk struktuurifondidest, siis me räägime 4 fondist. Ilmselt te mäletate, et lõppeval perioodil me rääkisime 3 fondist, aga nüüd on siis lisandunud 1 juurde, see on õiglase ülemineku fond. Kõige suurem summa siit on näha ka, on siis regionaalarengu fond, kus te ilmselt olete harjunud kõige sagedamini võib-olla ettevõtlustoetusi, regionaalarengu toetusi nägema ja saama. Ühtekuuluvusfond, millest ehitatakse energeetika, keskkonna ja transpordi infrastruktuuri. Sotsiaalfond, millest ei ehitata, ehk siis millest arendatakse tooteid, teenuseid, nende kättesaadavust. Ja õiglase ülemineku fond, mis on siis suunatud nendele piirkondadele, mis Euroopa Liidus kõige rohkem saavad siis kannatada või kõige rohkem mõjutatud seoses Euroopa Liidu eesmärgiga minna üle kliimaneutraalsele majandusmudelile aastaks 2050. Nii, ja siin on üldine pilt sellest, et kuidas toetused jaotuvad. Ma arvan, et taharitta ilmselt väga hästi ei ole näha, aga sellest kõigest me hakkame järjest kuulma ka siin seminari päeva jooksul, ministeeriumid räägivad lähemalt oma toetusmeetmetest. Kõige suurem tordiviil on siis Rohelisem Eesti 780 miljonit. See hõlmab endast üks täna põletavamaid teemasid energeetika, energiatõhususe suurendamist, rekordiline summa läheb korterelamute energiatõhususse. Samuti arendame siis alternatiivsete kütuste kasutuselevõttu, investeerime säästliku energiatarbimisse, arendame edasi kaugküttevõrke, muudame neid tõhusamaks. Investeerime sellesse, et kohaneda kliimamuutustega ja sellesse, et meie ettevõtted saaksid endale luua siis ringmajandusel põhineva ärimudeli või siis otstarbekamalt kasutada neid ressursse, mis nende tootmissisendina vajalikud on. Investeerime roheinnovatsiooni ja investeerime ka siis suuremate linnapiirkondade säästvasse transporti. Aga rohelisega on seotud mitmed elemendid siit jooniselt veel, nii et see roheline niit jookseb tegelikult mitmest kohast läbi küll. Näiteks see ülemine parempoolne eesmärk, õiglane üleminek. Nagu ennist ütlesin, siis see puudutab konkreetselt Euroopa Liidus neid piirkondi, mis siis kliimaneutraalsusele üleminekust enim mõjutatud saavad. Eestis on see piirkond Ida-Virumaa, teistele maakondadele sellest fondist toetust ei anta. Aga Ida-Virumaa seisab siis silmitsi sellega, et Eesti on kavandanud siis loobuda põlevkivi kasutamisest, mis tähendab, et päris suur hulk töökohti kaovad. Meil on tarvis selle majandusmudel, selle majanduse struktuur, selle piirkonna majanduse struktuur ümber kujundada, luua uued töökohad, tuua uued ettevõtted sinna, nii et see on päris suur ülesanne. Ja seal siis ongi kavas investeerida ettevõtluse mitmekesistamisse ja inimeste ümberkoolitamisse ja nende tööhõivesse toomisesse. Siis teine olulisem teema, Nutikam Eesti, mis on siis 742 miljonit. Selle sees peidab ennast 2 suurt väljakutset. Esimene neist on seotud innovatsioonipöördega. Ehk siis me tahame toetada veelgi rohkem seda, et teadusasutused ja ettevõtted omavahel üksteist üles leiaksid, koostööd teeksid ja selle läbi siis ettevõtted saaksid kasutusele võtta uusi nutikamaid tooteid, teenuseid, et lisandväärtus tõuseks. Ja teine oluline
pööre või oluline eesmärk seal sees on digipööre. Seda nii taristu mõttes, mis tähendab seda, et me tahame toetada 5G võrgu väljaehitamist ja lisaks veel ka viimase miili investeeringuid, aga see tähendab ka see, et kuidas me kasutame neid digilahendusi. Praegu me teame või oleme uhked ka selle üle, kuivõrd tore ja tubli digiriik on Eesti, aga me tahame toetada ka seda, et meie ettevõtted järjest rohkem digitaliseeruksid ja kui me räägime ettevõtete digitaliseerimisest, siis Eesti ei ole Euroopa Liidus sellel teemal väga esirinnas, pigem on seal teisel poolel edetabelis. Nii et tahame pöörata tähelepanu ettevõtetele, aga jah, natukene arendame sealt edasi ka siis e-riigi digilahendusi. Nüüd tulles siia alla vasakule ühendatum Eesti, siit jookseb ka selline jäme roheline niit läbi, ehk siis tahame väga suure osa sellest transpordirahast investeerida keskkonnasõbralikku transporti, nii et lõviosa sellest 521 miljonist läheb raudteede elektrifitseerimisse, see on siis Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva suunal ja lisaks ehitame siis struktuuritoetuste abiga välja Rail Balticu reisiterminale ja kohalikke peatusi. Ja loomulikult jätkuvad maantee investeeringud ja kohalike omavalitsuste kergliikluse investeeringud samuti. Jõuame sotsiaalsema Eesti juurde, 682 miljonit. Seal tegeleme selliste väljakutsetega, et kuidas meie vananevat rahvastikku parimal moel teenustega toetada. See tähendab seda, et kuidas teha kättesaadavamaks tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, kuidas aidata inimestel tööhõives püsida, kuidas paremini anda neile oskused, mis vastaksid tööturu vajadustele, see tähendab töökohad, oskused, mida on tööturul vaja, mida on ettevõtjatel vaja. Et siin tegeleme siis nende oskuste kooskõlla viimisega. Samuti jätkame siis koolivõrgu ja haiglavõrgu korrastamisega. 2014-2020 tegime selles olulisi investeeringuid. Ilmselt olete märganud kas esmatasandi tervisekeskusi või maakondlikke haiglaid, mis on saanud ilusad näod või riigigümnaasiume. Et natukene on veel jäänud sellest võrgu korrastamisest teha ja sellega siis jätkame. Ja viimaks inimestele lähedasem Eesti 193 miljonit läheb siis regionaalarengu meetmetesse, mis on siis linnaline säästev areng ja teine on piirkondliku ettevõtluse konkurentsivõime toetamine ja kohalike teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine. Nii, siin on järgnevad ka slaidid iga eesmärgi kohta ükshaaval veel pikemalt. Ma ei hakka neid uuesti läbi käima, olulisemaid neid ka juba nimetasin. Saate siit lähemalt vaadata. Ja sellega on selline helikopteri vaade strateegiale tehtud ja hea meelega annaks jutujärje üle siis juba edasi ministeeriumitele, kes räägivad lähemalt, mis erinevates valdkondades täpsemalt toimuma hakkab.